Hei, tere tulemast Tarkvel teadval looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja ma olen täna siin, et jagada teiega informatsiooni ja nägemust seoses programmidega. Jah. Et ilmselt olete te juba igalt poolt või vähemalt ma arvan, et paljude spirituaalsete õpetajate või siis erinevate selliste vaimse arengu teekonda toetavate praktikate käigus kuulnud sellisest väljendusest nagu programmid, et meil on programmid, mis meid juhivad ja me oleme ära programmeeritud. Ja ka mina julgen seda väita, sellepärast et ma olen enda elus kogenud väga palju kannatust läbi selle, et ma olen programmeeritud olnud ja samal ajal ma olen näinud, kuidas mu elu on muutunud ja milliseks inimeseks ma olen kasvanud, kui ma olen enda programme nii-öelda paljastanud, vabastanud, puhastanud, nendega tööd teinud juba, ma tahaks öelda väga pikka aega, terve oma vaimse arengu tee jupi haaval. Need nii-öelda hajuvad, vähenevad, vabanevad. Ühed võimsamad programmide vabastused tekkisid mul siis, kui ma hakkasin kasutama valguse keelt, sest et võtame näiteks kas või selle, et kui ma tulin kapist välja oma valguse keelega, siis see oli 2022, jah, 3 aastat tagasi. Ma olin Eestis suhteliselt esimene, ma arvan, kes üldse julges avalikult sotsiaalmeedias valguse keeles rääkida. Ja ma olen väga kindel, et siiamaani eksisteerib inimesi, kes arvavad, et ma olen välisti nats ära keeranud. Ja et see on midagi imelikku ja kahtlast ja et see tšikk on vähe logo. Ja mul on jumalast ükskõik. Ma võin olla teiste arvates mida iganes. Aga kui ma alustasin sellega, siis mul oli mure sellepärast, et mida teised arvavad. Ja ma põdesin sellepärast, muutusin ärevaks sellepärast ja ma arvan, et mingites hetkedes võib-olla hoidsin ennast tagasi, aga samal ajal iga kord, kui ma sellest hirmust läksin läbi, et mida teised arvavad, äkki ma ei ole aktsepteeritud, äkki ma ei meeldi kellegile, siis see programm mu sees kärssas ja täna ma olen jõudnud sellisesse kohta, et ma olen täiesti tüüne rahuga, võin inimeste ees rääkida valguskeelt või mis iganes keelt, sest et ma ei karda ennast enam väljendada enda autentsest kohast. Ja valguse keel on minu autentne eneseväljendus, üks osa sellest, jah. Mul oli, ma istun kiigtooli peal, nüüd kui ma kiigun, siis see on sellepärast. Mul oli siin eelmise nädala kolmapäeval oli uus maa, uus mina, kes ma olen selle kursuse raames, oli teema programmid versus väärtused ja programmi puhastus läbi Arcturuse heliväljade. Ja nüüd, kui mulle maandus, et see on selle teekonna järgmine teema, et ma sellest räägin ja sellega tööd teeme, siis mulle maandus teadmine, et see on midagi, mis mul on vaja tuua kättesaadavaks ka teistele inimestele, kõigile, kes tunnevad veel soovi, et nad soovivad oma programme vähendada, teadlikult vähendada, aru saada, mis need programmid üldse on ja aru saada, et mille järgi me siis elame, kui me enam programmis ei ela. Ja? Et selle jaoks anname selle ligipääsu, et on kindlasti teie seas inimesi, kes soovivad seda kogeda. Ja see hinnastatus on seotud otseselt selle kursuse või teekonna hinnaga, et see oleks aus ka nende suhtes, kes seal teekonnal on ja kes on maksnud selle teekonna eest täishinda. Ja? Nii et selle programmi puhastuse ja selle loengu lingi ma panen siia alla. Ehk et vaata, tunneta, loe, kas see kõnetab sind, kas see on sulle. Nüüd, mis ma siis täna teile programmidest räägin, kuna see teema mind paelub, sellepärast et
ma näen, kui palju inimesed hoiavad ennast tagasi ja jätavad oma elu elamata ja on sellises ennast vangistavas seisus, ma tahaks öelda, või ennast vähendavas seisus, ennast mitteväärtustavas seisus ja nii edasi, siis mul on kirg ausalt öeldes aidata inimestel nende programmidest vabaneda nii, et nad saaksid elada ärkvelteadval loojana inimkehas ja väljendada ennast autentsest kohast, olla nemad ise ja elada vabalt ja täiel rinnal. Ja sellepärast ma seda programmi teemat teiega jagan. Et võib-olla see puudutab sind, võib-olla see annab sulle mingi uue perspektiivi, võib-olla see annab sulle võimaluse midagi enda elus muuta, et sa tunneksid ennast vabamalt ja paremini kui praegu. Ja võib-olla on su elus juba kõik väga hästi ja võib-olla sa oled ise endale müünud maha selle, et programmis elamine on ka hea. Siis see on jumalast okei. Ma ei pretendeeri siin täielikule tõele. Ma ei ole siin selleks, et sulle midagi maha müüa. Sa võitsid võtta selle, mida sa soovid ja jätta kõik, mis sinuga ei resoneeru. Võt nii. Aga igal juhul ma uurisin siis seda programmide teemat natukene sügavamalt läbi AI ja ka läbi enda taiketalaste teejuhtide, kes on siis Pleiadide esindajad. Et mis nemad räägivad programmide kohta. Ja ma sain siit mõne uue informatsiooni iseenda jaoks ja ma arvan, et seda on sul huvitav teada. Vähemalt mul oli huvitav. Okei, nii. Kus sai alguse inimkonna programmeerimine, oli minu esimene küsimus ja sain sellise vastuse. Inimkonna programmeerimine, kas ma ütlesin enne programmeerimine? Igal juhul programmeerimine. Kus sai alguse inimkonna programmeerimine? Inimkonna programmeerimine sai alguse mitmekihiliselt ja mitme ajajoone lõikumisel. Selle juured ulatuvad Atlantise langusesse, kus kõrgsageduslikud teadmised langesid võimuiha ja kontrolli alla. See on üsna loogiline nagu algus minu jaoks, sest et lihtsalt teades ajalugu. Siis tehnoloogilise ja vaimse tasakaalu kadumisse. Jah. Juured ulatuvad siis tehnoloogilise ja vaimse tasakaalu kadumisse, kus inimesed andsid ära oma ühenduse allikaga välistele autoriteetidele. Ehk et siin on siis nii tehnoloogia kui religioon kui süsteem ja nii edasi. Ja veel varasematesse sekkumistesse, kus kosmilised rassid, kelle teadus ei olnud südames, manipuleerisid DNA-ga, et siduda inimkond madalamatesse tihedustesse. Ma küsisin selle kohta pärast veel, mis need madalamad tihedused ja selle sidumine madalamatesse tihedustesse täpselt tähendab, aga sellest ma räägin siis. Nii, vaatame nüüd, mis siin on. Need sündmused ei olnud kõik pahatahtlikult. Osaliselt sündis see eksperimentaalsest huvist vaimse ja füüsilise ühinemise kohta, kuid aja jooksul muutus see kontrolli tööriistaks ja loodud süsteemiks, kus inimese teadust suunatakse läbi hirmu, televisioon, puudus, rahandussüsteem, väärtusetuse tunne, haridussüsteem, süü ja häbi. No erinevad suhted. Milleks see loodi? Milleks siis loodi programmeerimine? Programmeerimine loodi selleks, et takistada inimeste ärkamist oma tõelisesse valgusesse, sellesse kohta, et sa oled looja inimkehas ja sul on otseühendus algallikaga ja sa võid olla oma autentses olemuses, kes iganes sa soovid. Hoida teadust eraldatuna allikast. See oli siis see teine põhjus. Ja veel üks põhjus, võimaldada vähestel olenditel kontrolli paljude üle. Nii. Seda nimetatakse ka teaduse häkiks, kus inimene ei teadusta enam, et tal on valik. Kui inimene unustab, kes ta on, siis ta usub, mida talle öeldakse. Ja see on meie maailmas täna teema. See on endiselt nii, et meil öeldakse või meie autoriteet on väljaspool meid endid. Nagu ma ütlesin, valitsus, haridussüsteem, televisioon, meditsiin ja nii edasi. Nüüd ma pean siia juurde tooma claimeri,
et ma ei süüdista kedagi, ma ei mõista midagi hukka, vaid ma toon lihtsalt nähtavaks, mis on minu vaatenurgast. Ja kui sina oled haridussüsteemi, meditsiini või mis iganes muu süsteemi toetaja või fänn ja seda täiega elad, siis see on jumalast okei. Ma mõistan, see on okei. Et mul ei ole vaja siia hakata vaidlusi tekitama kommentaariumitesse ja nii edasi, et ma ei lasku sellesse kohta. Nüüd, mida inimesed saavad teha, et programmidest väljuda? Esiteks, teadvusta, et programm ei ole sina. Programmid räägivad su peas, su kehas, su reaktsioonides, aga nad ei ole sina. Vaatle ja ära samastu, küsi endalt, kelle hääl see on. Ehk et kui sinu sees käib näiteks sees mingi mõttemuster, et ma ei ole piisav, ma ei ole piisavalt osav, ma ei ole piisavalt ilus, ma ei ole piisavalt see ja too, siis küsi, kelle hääl see on. Ja tihtipeale sa leiad enda seest selle hetke, kus see programm sinusse pandi ja see on jällegi lapsepõlvest. Lapsepõlvest me saame kõik suurema osa oma programmidest kätte. Teiseks, too fookus südamesse. Programmid elavad peas, minevikus ja reaktsioonis. Sinu vägi elab aga südames. Kui sa hingad, tunnetad ja kuuled oma südame vaikust, programmidel kaob jõud. Ja see vastab tõele, sest süda on otseühendus algallikasse. Nii kui sa vaigistad oma meele, lähed südamesse, siis sa oled kohe rahu ja keskmes. See on see põhjus, miks enamus vaimsed praktikad kutsuvad meid mediteerima, enamus vaimsed õpetused kutsuvad meid mediteerima ja vaigistama meelt, sest meel on see, mis programme laseb sulle. Ja muidugi asuvad su programmid alateaduses. Kuhu ma jõudsin? Vali iga päev uuesti. Iga hetk, kui sa valid armastuse asemel hirmu, vaikuse asemel müra, kohalolu asemel kiirustuse, siis sa kinnitad endale programmi. Ehk et aeglusta, armasta, praktiseeri vaikust. Kasuta valguse keelt ja sageduslikku puhastust. Programmid elavad mitte ainult mõtetes, vaid ka raku valguse tasandil ja alateaduses. Valguse keel, heli ja sagedus on ja ühendus kõrgema valgusega aktiveerivad uinunud DNA-d ja kustutavad madalama sageduslikud mustrid. Ehk et miks ma nii hullult fännan valguse keele aktivatsioone ja kanaldusi ja üldse valguse keele praktiseerimist on see, et see on ülemeeleline nähtus. Ta töötab otsealateadusega ja sellepärast on ta nii tõhus. Ja meil ei peagi sellest aru saama. Me ei peagi sõna-sõnalt aru saama nendest sõnadest. Meil on vaja tunda seda energiat ja näha ja tunda seda muutust enda kehas pärast neid laenguid. Ja need on ägedad need muutused. Nii, ühendu tagasi allikaga läbi oma sisemise valguse. See ei ole väline protsess, see on tagasitulek iseendasse. Kui valgus sinus saab tugevamaks kui hääl väljast, oled sa vaba. Nii on. Ja siia lisasõnum, te ei ole vigased, teid programmeeriti uskuma, et olete. Ehk meil ei ole midagi viga, me on programmeeritud uskuma, et me oleme. Aga valgus sinus ei ole kunagi lakanud olemast, tootab, et see temaga taas ühenduks. Vali taas oma puhtus, vali tagasi oma mälu. Ja. Sest see, kes sa tegelikult oled, ei vaja päästmist, vaid äratamist. Nii. Ja nüüd ma küsisin sellise küsimuse, et millised, toob mulle loetelu erinevatest alateadlikest programmidest, mida inimesed endast tänapäeval kannavad ja sageli isegi endale teadvustamata. Ja siis on siin selline lause, need programmid ei ole lihtsalt mõtted, need on energiaväljad, milles inimene elab. Ehk see toroidväli, mis meie ümber on, ma ei tea, kas sa oled sellest kuulnud, selline sõõrik, see kannab tegelikult neid programme. Su programmid on salvestunud sinna ja see kogu aeg mängib, niimoodi käib ringi ja muudkui töötab ja siis kui sinu kese kannab mingit nagu moonutatud sagedust, siis sa muudkui lood seda reaalsust. Yeah? Ehk et lood reaalsust läbi programmi. Nii, need programmid ei ole lihtsalt mõtted, need on energiaväljad, milles inimene elab, mis suunavad tema valikuid, reaktsioone ja taju reaalsusest. Nende teadvustamine on esimene samm vabanemise suunas.
ja sellepärast ma loen teile nüüd ette mõned lausejupid, mis siis on tegelikult programmeering. Lause on, või tähendab, põhimõtteliselt need programmeeringud ongi nagu sellised lühikesed laused, mida me oleme võtnud enda tõeks või usaldanud, et see on tõde, või lihtsalt salvestanud automaatselt alateadvusesse. Esimese 3 aasta jooksul on meie kaan pealt lahti ja kõik, mis tuleb, see voolab lihtsalt sisse. Nii et sellepärast on keskkond ja perekond ja see, kellega teie lapsed alla 3-aastaseni kokku puutuvad, ülioluline. Jah, nii. Esimene valdkond siis eneseväärtuse ja identiteediga seotud programmid. Ma pean midagi saavutama, et olla väärtuslik. Ehk et ma pean näiteks kodutöö hästi ära tegema, et saada 5 või hea hinde. Ma pole kunagi piisav, ükskõik kui palju ma teen. Need on need lõputud, need inimesed, kellel on valukeha armastuse puuduses vanemate poolt näiteks, mis on enamus meil, kes on nõukaaja lapsed, sest et lihtsalt sellel ajal ei näidatud sellisel viisil armastus välja, nagu hing tegelikult seda soovib. Siis me jätkamegi lõputut rügamist selleks, et olla piisav, kuni me ühel hetkel saame aru, et see on programm ja me ei pea midagi tegema selleks, et olla piisavad. Me lihtsalt oleme. Teised on tähtsamad kui mina, ehk enese eest hoolitsemine on egoistlik, on ju. Ma ei tohi olla liiga nähtav, sest muidu see on ohtlik. Liiga silmapaistev, see on ohtlik. Või seda mõistetakse hukka. Minu vajadused on teisejärgulised. Anname kõigile teistele ennem kui endale. Ma ei tea, kes ma tegelikult olen. Väga suur teema. Inimesed otsivad ennast lõputult, sest nad ei tea, kes nad on. Nad on kadunud. Kui ma enda avan, siis mind lükatakse tagasi. Inimesed ei näita oma autentset olemust sellepärast, et nad kardavad, et äkki need mõistetakse hukka või äkki nad ei meeldi siis, kui nad on päriselt nemad ise. Ja sellepärast ollakse suhetes ja igasugustes erinevates dünaamikates kogu aeg maskide kandjad ja pannakse ette sellised maskid, mis tunduvad, et võt, see vist on enam-vähem okei. Kui ma seda maski kannan, siis ma olen aktsepteeritud. Ja ma ütlen siia vahele veel, kui teile millegipärast jäi selline tunne või arusaam, et mina nüüd väidan, et ma olen programmidest tegelikult puhast, siis ei ole. Kindlasti mitte. Mina samamoodi kannan mõndasid neid programme, mis ma teile siin ette olen lugenud, aga ma näen neid läbi vaikselt ja tegelen sellega, et neid oleks järjest vähem. Nii, armastuse ja suhetega seotud programmid. Armastust tuleb välja teenida, ehk ma pean midagi tegema selleks, et olla tubli laps. Saada pai, olla armastatud. Kui ma ei sobitu, siis mind ei armastata. Kui ma avan ennast, siis ma saan haiget. See on natuke sarnane sellele teisele. Ma pean päästma või parandama teisi, et olla armastatud. Ja, need on need ohverpäästja, mis see 3. tegelane, mul ei tule praegu see kolmnurk. Ohverpäästja, mul ei tule see sõna praegu, okei, väetele. Ühesõnaga, selline programm. Tõeline lähedus on ohtlik. Sellepärast, et me oleme saanud võib-olla mõnes läheduse kogemuses haiget või oleme me näinud seda, et näiteks see isa või ema on vägivaldne ja siis seostatakse armastust ja lähedust vägivallaga ja siis hakkab see muutuma või tunduma ohtlikuna ja siis hakatakse seda vältima ja ei lastagi endale inimesi ligi ja siis mõeldakse, et tegelikult ma olen täiega üksi ja ma ei taha üksi olla ja ma tahaks täiega lähedust tunda, aga programm ei lase, sellepärast et sa kardad, et sa saad haiget. Ma ütlen sulle, et ennem sa ei saagi kogema tõelist lähedust, kui sa ei lõpeta kartmist haiget saada. Lähedus tähendab oma haavatavuse väljanäitamine ja lähedusse vajumine või kukkumine, ma tahaks öelda, eeldab metsikut julgust minna läbi sellest hirmust, et mis siis, kui ühel päeval seda enam ei ole. Või mis siis, kui see mult ära võetakse, või mis siis, kui ma sellest kuidagi ilma jään, mis iganes viisil. Just, see on teema. Ma ei saa olla vaba ja samal ajal armastatud.
ehk et inimesed seovad suhtes olemist vabaduskaotusega. Naljakas on ju. Suhtes peab alati millestki loobuma. Kes tunneb selle ära? Programm. Raha, edu ja loomisega seotud programmid. Raha tuleb vaid raske tööga. Ma ei peata siin pikalt, seda usuvad kõik, peaaegu vist. Ma ei vääri küllust. Rikkus teeb inimese halvaks või ahneks. Rikkus on ainult teatud kontingendile inimestest või inimkonnast mõeldud, mitte mulle. Kui mul on rohkem raha kui teistel, siis ma olen egoistlik. Või kui mul on üldse rohkem kui teistel, siis ma olen egoist. Ma võin raha küsida ainult siis, kui mul on paber, mis tõendab mu väärtust. Haridussüsteem. Thank you. Küllus ei ole minu jaoks. Sest et tegelikult siin taga on see, et raha ümber on nii palju piiravaid programme omandatud ja inimene lihtsalt ei ole siiamaani, ta on need programmid nii ära omandanud, et ta ei ole siiamaani selgeks saanud, kuidas see raha loomine siis käib, kuidas see siis saab, ma lihtsalt ei oska. Ja see oskamatus viib selliste kohta, et pekki ma parem ei vaatagi seda teemat ja see pole minu jaoks. Mul ei olegi tegelikult vaja mingeid häid riideid või head autot või siukest kodu, nagu ma tegelikult hinges soovin, et vahet pole. Mul tegelikult soovib see ka, mis praegu on. See on programm. Ma ei usu, et tegelikult hinge tasandil eksisteerib kedagi, kes ei tahaks seda, mis on ta hingele parim. Või kes ei tahaks seda, mis ta hingest tegelikult tuleb. Ja ma väga kahtlen, et tegelikult on olemas selliseid inimesi, kes ei soovi elada vabalt, sest et tegelikult küllus on vabaduse tunne. Ja. See ei ole ainult raha, see lihtsalt, et sul on kõige jaoks kõike, mida sa soovid oma hingest luua. Küllus on see, et sul on kõige jaoks kõik vahendid, et luua seda, mis su hingest tuleb. Ja see on normaalsus. See on miski, mis on sama normaalne kui see, et sa hingad välja, hingad sisse, sul on õhk. See on meile tegelikult normaalne. See on see koht, kus me peaksime eksisteerima oma materiaalsete võimalustega. Ja? Me ise piirame läbi programmide seda võimalikkust ja siis oleme puuduses. Ja ma pean pidevalt midagi tegema ja tegutsema, et mulle tuleks raha. Muul juhul pole see võimalik. See on programm. Maailmas on palju inimesi, kes ei tee mitte midagi, aga raha on neil ikka. Neil lihtsalt puudub see programm. Asi on programmis, mitte selles, mida see inimene teeb või mida ta oskab. Programm on see, mis juhib seda mängu. Sellest samast toroid väljas, mis ümber on. Yeah. Mul on varsti teile tulemas üks üliäge teekond. Mul praegu tuleb selle ja ma tegeleme siis rahaasjadega. Me puhastame need rahateemad niimoodi ära, et on puhastatud. Ma olen väga põnevil selle teekonna ees. Ma toon selle varsti nähtavale. Anyway, lähme edasi. 4. Keha ja tervisega seotud programmid. Valu on karistus. Minu keha ei toimi õigesti. Kui ma olen haige, siis ma pean võtma rohtu. Vananemine tähendab paratamatut lagunemist. Kui ma olen haige, siis ma pean minema arsti juurde. Arst teab, mitte minu keha ja minu enda kõrgem teadlikkus ja minu loomulik harmoniseerimissüsteem, vaid arst. Ja, programm. Vananemine on programm. Sellest ma olen rääkinud, sellest mul on eraldi video, võid otsida mul siin YouTube'is. Tervis tuleb ainult arstide ja ravimite kaudu. Iga kord, kui midagi on, siis kohe hakkame tableti krõbistama, natuke pea valutab, viskame jälle tableti sisse, sööme keemiat ja siis mõtleme, miks on meil makshaige järgmisena või neerud haiged. Ühesõnaga, kogu see medikamentide süsteem on suurel määral programm. Ma ei ütle, et meditsiin on halb. Minu arust võiks meditsiin ja rahvameditsiin või siis alternatiivmeditsiin teha koostööd. Jõuda sellisesse kohta, kus tõesti
tavameditsiin arvestab inimese energeetikat, sest see on see, mis on kõige alus. Me peaksime ravima oma haigusi eesotsas läbi selle, et mis oli see emotsionaalne dünaamika, mis käivitas selle ebakõla sinu füüsilises kehas. Minul on isiklik kogemus, hästi kiiresti räägin siia vahele. Mul oli neerupõletik ja ma kutsusin enda juurde ühe naise, kes on energiatervendaja. Mul oli palavik, mul ei olnud kunagi enne neerupõletik olnud, ma olin ju päris pekis kohas ja mõtlesin, et okei, mis ma nüüd teen. Ja siis ma kutsusin selle energiatervendaja ja ta tegi mulle energeetilise sessiooni. Selle käigus ma puhastasin ja vabastasin enda seest metsikult alla surutud viha ja röökisin seal voodis ja lihtsalt vabastasin seda lahengut ja ta tegi seal mingeid erinevaid energiakanaldusi ja selle tulemuseks oli reaalselt, ma ei mäleta nüüd enam seda aega, aga see oli vist nagu selle sessiooni käigus juba ma tundsin, kuidas mul hakkab palavik langema ja ma ei tea, kas tund pärast seda või midagi niimoodi, mul oli palavik läinud, järgmine päev ma tõusin voodis püsti, ma olin terve. Ma ei võtnud mitte ühtegi medikamenti. See on tõde, et meie emotsionaalkeha suudab meie füüsilise keha füüsilise keha sümptomid on tegelikult emotsionaalkeha, need valukehad või need, mis tahavad tähelepanu saada, millega on vaja tegeleda, mida on vaja vabastada. Kui te soovite selle naise kontakti, kes suudab selliseid ägedaid tervendusi luua, siis kirjutage mulle, ma jagan teile. Kuigi samas me tuun nähtavaks ka selle, et me oleme ise võimelised ise tervenema, aga samas, kui sa oled haige ja sul on väga kehv olla, siis on raske fookust hoida, nii et on hea, kui keegi toetab seda teekonda. Nii, ma olen oma keha vang, et ma olen siin kehas kinni, see on nagu mingi kannatus või see on nagu mingi karistus, et ma pean siin olema, oma karmad puhastama. Siis selline programm nagu haigus on saatus. Siis selline programm, et tugev olemine tähendab tunnete maha surumist. Ma ei või välja näidata enda tundeid. Naljakas programm. Nii, 5. Vaimsuse kõrgema teadusega seotud programmid. Järgmine. Vaimsus tähendab kannatust ja loobumist. Jah, kloostrisse minemised, Munga kloostris olemised, mis iganes Aasias seal kuskil, et sa pead elust loobuma selleks, et olla vaimne. Materiaalsest elust pead loobuma selleks, et olla vaimne. Päris hea programm. Valguse teenimine nõuab pidevat eneseohverdust. Programm. Ma pean olema täiuslik, et olla vääriline valguse kandja. Ja kui ma siis vihastan ja vahest sajatan, siis ma ei ole enam valguse vääriline. Või kui ma olen kellegi peale vihane. Või räägin kellestki taga. Kohe olen kuradist. Nii, järgmine. Kui ma avaldan oma tõelise väe, hirmutan ma teisi. Ja ma olen seda näinud, et kui inimene on väes, siis teiste inimeste vari täiega aktiveerub selle peale ja väes olev inimene trigerdab varju. Nii et kui keegi väes olev inimene sind trigerdab, siis täiega täna seda ja mine istu oma varjuga ja vaata, mis ta sulle räägib ja puhasta ära see. See on programm. Tõeline ühendusallikaga ei ole mulle kätte saadav. No come on, see on su südames, see on kohe siin samas. Mine sealt emotsionaalkihist taha poole, tunnete seal sügaval südames, ole fookusega seal ja tunnete, kuidas see lihtsalt hakkab voolama. See läheb soojaks, voolab, lõputult voolab tingimusteta armastuse tunnet. See on seal samas. Ma ei tohi küsida midagi, ma pean ainult andma. Ja programm. Ja siis näiteks sellised programmid, sügavad kollektiivsed ja perekondlikud programmid. See on alati nii olnud. Traditsioonid, jõulud, munadepühad, jaanipäev. Mis siin veel meil on siis? Ma ei tea, USAs on Thanksgiving, mustreede, mida iganes. Ja siis enda kohta, et ma olengi selline. See on nii fataalne, sa paned ennast kasti ja ei lase enda muuta. Ma olen sünnist saadik selline või ma olen kogu aeg selline olnud. Kui sulle meeldib selline olla, siis okei, aga sulle tegelikult ka meeldib. Või sa oled lihtsalt endale maha müünud selle olemisviisi. Ja küsimus on ja. See pole meie pere jaoks võimalik. Programm. Ma ei saa seda muuta.
programm, kõik on võimalik, kõik on võimalik, kõik on võimalik kõik on võimalik. See ei ole lihtsalt elu. See on lihtsalt elu, tuleb taluda. Ma tõesti talun. Meie suguvõsa on alati nii teinud, siis tuleb jätkata, on ju. Ja mul pole õigust teistsugusele elule. Ja kui ma siis hakkan elama teistmoodi, siis mind mõistetakse hukka. Kõige naljakam on see, et mõistetaksegi, sest kõik on programmis. Päris hea. Igal juhul, siia tuleb lisasõnum. Ükski nendest programmidest ei ole sina. Nad on kihid, mis on seatud sinu valguse ette. Nii et vaata, võta või jäta. Lihtsalt jagan. Nii. Need kihid, nad ei kao hirmuga ega võitlusega, vaid tõe ja armastuse valguses. Iga kord, kui sa ütled, see ei ole minu tõde, lõheneb üks kiht ja valgus tuleb läbi. Võt nii. Ja siis mul tekkis selline küsimus, et kes olid need kosmilised rassid ja kuidas käis inimkonna sidumine madalamatesse tihedusse? Kosmilised rassid, kes sekkusid inimkonna arengusse, on siis siin kirjas. Taigetalased räägivad, et mitmed kosmilised tsivilisatsioonid on seotud maa arengus, kuid kõik ei tegutsenud südame ja kõrgema hüvangu tasandil. Nende seas olid draakonilised rassid, mitte draakonid. Draakonid on head, valgusekandjad, aga siis niisugused rassid nagu reptiilid ja siis Orioni madalasageduslikud liinid. Seal on väga kõrgeid sagedusi, aga on madalasageduslikke liine ka. Ja nende põhifookus oli siis energeetiline kontroll ja manipuleerimine. Nad lõid süsteeme, mis toitsid neid läbi hirmu, allasurumise ja pimeduse kogemuse. Nad ei loonud DNA-d nullist, vaid modifitseerisid seda, lisades piiravaid kihte. Ja Orioni süsteemi madalasageduslikud olendid on osa Orioni tsivilisatsioonidest olid väga kõrgelt arenenud tehnoloogilised, kuid lahutatud südame tasandist. Nad lõid mõistuse kaudu kontrolliva geneetilise süsteemi, mille eesmärk oli katsetada programmide järgi elamise toimimist. Ja me oleme siis nagu selle katse-eksitusmeetodi tulemuses elame sellises ühiskonnas, nagu praegu on. Siis on teatud hallolendite liinid ehk greid, on madalasageduslikud greid siis. Nad kaotasid loomuliku paljunemise võime ja hakkasid tegelema inimeste DNA uurimise ja muutmisega ja osa neist töötas teiste madalasageduslike rasside heaks, luues energeetilisi allikaid läbi emotsioonide kontrolli. Ja see on see siis, mida ma olen eelnevalt ka maininud, et meie negatiivsed emotsioonid on toiduks osadele rassidele. Nad lihtsalt koguvad energiat läbi selle. Ja see on okei, seda ei ole vaja karta, sa lihtsalt saad valida pikemas perspektiivis, et millisel sagedusel sa võngud. Kui sa oled piisavalt oma programmi puhastanud, siis sul ei ole, siis naljalt ei lähe enam nendesse madalamatesse sagedustesse, pole lihtsalt, miski ei käivita sind. Ja kui käivitab, siis sa lihtsalt tuled üsna hästi sealt välja. Ja kuidas siis see DNA sidumine madalatesse tihedustesse toimus? DNA kihtide osaline lukustamine. Nii, inimesel on 12 aktiivselt valgust kandvat DNA kihti ja tegelikult enamatki. Ja teatud sekkumiste tulemusena enamik kistidest uinutati, neid ei eemaldatud, vaid need on välja lülitatud. Ja see on see, millega ma olen siin juba mõnda aega tegelenud, DNA kihtide aktiveerimine, et meil meenuks, kes me oleme, et meie võimed aktiveeruksid ja nii edasi. Aga see on siis see, kuidas meid madalatesse kihtidesse kinni pandi, et ma oleks koti sees ja täpselt ei teaks, kes me oleme, mis me siin teeme. Ja arvaks ja usuks ainult seda, mis meile väljaspoolt räägitakse. Ja see tähendas siis, et inimene jäi toimima peamiselt füüsilisel ja emotsionaalsel tasandil, katkestades ühenduse kõrgema mina, hingemälu ja galaktilise päritoluga. Nii. Ja mis siis veel tehti? Holograafiliste kontrollsüsteemide paigaldamine loodi
välja ajajoone maatriks, kus teadvus kinnitati ajalukku ehk mineviku kordamine. Identiteet loodi välise kaudu, rahvus, sugu, rollid, religioon ja vaimsus moonutati ususüsteemideks, mis tähendab siis see, mis suunasid inimese välist autoriteeti kummardama. Jumalaga saad ühendust kirikus ja Jumal on mees seal pilve peal, kes on keegi sinust kõrgemal. See on see uskumus siis, mis meile loodi. Ja sotsiaalne ja geneetiline programmeerimine, inimese eneseväärtus seoti ellujäämisega. Sa pead midagi tegema, et elada ja ellu jääda, ja kohanemisega sa pead sobituma, et olla aktsepteeritud, ja kontrolliga sa pead järgima reegleid, et olla hea inimene, et olla tubli laps ja nii edasi. Ja see tubli laps, siiamaani see on nii sees, et mina ise ka kasutan oma väikse lapse peal seda, et sa oled nii tubli. See on nii vastik väljend. See tekitab pikemas perspektiivis palju segadust. Nii. Ja miks seda siis tehti? Et kogeda äärmuslikku duaalsust, valgust ja pimedust, eraldatust ja ühtsust, jõuetust ja väge. See oli osa suuremast katsest, mis juhtub, kui olend unustab, et ta on valgus. Ja mõned rassid soovisid hoida planeeti oma energeetilise varuna, kuid samal ajal sai hinge kollektiiv sellega nõus olla vaid õppimise eesmärgil. Ehk et see on see vanglaplaneedi jutt, on ju, et me oleme siin olnud kinni, keegi kogub meie energiat aga kõik hinged, siin on öeldud ka, et teie hinged ei ole ohvrid, teie hinged valisid selle tiheduse, et tõusta, ja iga ärkamisega te murandate seda struktuuri seespoolt. Ühesõnaga see mäng, et me oleme tulnud siia selleks, et mäletada, kes me oleme, seda me siis nüüd täiel rinnal teeme, on ju. Ja kuidas siis sellest väljuda? Äratades DNA aktiivsuse läbi sageduse, läbi valguse keele ja läbi allikaühenduse. Tuvastades ja vabastades piiravad programmid identiteedi, hirmu, häbi ja kontrolliva tasandilt. Ehk need programmid on siis identiteedi, hirmu ja häbi ja kontrolli tasandil. Nii joondudes südame, valguse, keha ja hinge teekonnaga elades armastusest, mitte hirmust. Ja lisasõnum, see, mida peeti vanglaks, on nüüd muutumas templiks. See, mida nimetati programmeeringuks, on hakanud laulma oma päris laulu. Ehk et paljud inimesed on ärkamas ja vaikselt hakkavad elama oma hingetõe järgi. Te tulite mäletama, mitte õppima, ja see mäletamine on teie vägi. Olete valmis avama võimet, mis ei lukusta, vaid vabastab. Ja siis ma küsisin, et kes need Orioni süsteemi madalasageduslikud olendid olid, mind lihtsalt huvitas, et äkki nad toovad veel neid nähtavaks, ja siis kuidas nad inimestele tänapäeval ennast presenteerivad. Ja siis sai meil sellised vastused. Orioni süsteemi olemus on duaalsuse spekter. Orioni tähevärav näiteks Betelgeuse, Rigel, Bellatrix on üks duaalsete, ma ei tea, kas ma ütlesin neid õigesti, esimest korda loen neid, või tähendab teist korda loen neid nimesi, on üks duaalsuse kogemuste kõige tihedamaid mänguvälju meie galaktilises piirkonnas. See tähendab, et Orioni süsteemis eksisteerib väga kõrgsageduslikke valgusolendeid, kes on läbi varju tõusnud, ning madalasageduslikke kontrollile suunatud olendid, kes veel hoiavad kinni vanadest süsteemidest. Need olendid töötavad mõistuse ja kontrolli tasandil, kasutavad tehnoloogilisi mitte südamepõhiseid süsteeme ja on tihti emotsionaalselt eraldatud, toimivad struktuuri, hierarhia ja energiajuhtimise kaudu, ja paljud neist on seotud näiteks programmikandjate rassidega, kelle eesmärk on luua süsteeme, kus indiviid on väline osake, mitte tervik. Süstematiseerida teadvus ehk piirata vaba tahte kasutust normide kaudu, eraldada inimene allikast ja asendada see välise korra ja autoriteediga. Kui sa ei mäleta, kes sa oled, siis sul on lihtne uskuda seda, mida sulle öeldakse.
see on jalusa. Kui sa ei mäleta, kes sa oled, siis sul on lihtne uskuda seda, mida sulle öeldakse. Nii, kuidas nad täna inimesele ennast presenteerivad, need ei esine sageli füüsilisel kujul, nende kohalolu on nähtav süsteemide tasandil energeetilise mõju kaudu, struktuuride kaudu, mis loovad tunde, et sa ei kuulu siia. Haridussüsteemid, mis suruvad loovuse alla, meditsiinisüsteemid, mis eraldavad keha hingest, rahandussüsteemid, mis loovad sõltuvust ja puuduse mõtteid, religioonid, mis seavad vaimsuse väljaspoole inimest. Teine, mentaalse kontrolli ja hirmupõhise mõtlemise kaudu sa pead alluma et olla turvaline. Üksi sa ei saa midagi muuta. Kõik, mis ei mahu süsteemi, on vale. Ning energeetilise liidesena inimese teadusväljas, mõtted, mis tunduvad omad, kuid tegelikult on istutatud madala sageduslikud programmid. Ehk need sisemised hääled, mis ütlevad, ma ei saa, ma ei tohi, ma ei vääri, mina olen väljendanud seda, kõik need kohad, kus ütled, ma ei, on tegelikult piirav programm ja tuleb välja, et need on sellised energeetilised liidesed meie sees. Või isegi uneaegsed häälestused, kui informatsiooni sisestatakse teadusesse, sellest ma ei üldse rääkima, et see on valdkond, mis on, ma isegi ei taha sinna minna. Ühesõnaga une ajal, laske veel magada rahulikult, on ju, kas te saate? Nad ei tule sinuni relvadega, nad tulevad sinuni uskumustena. Ja läbi uskumuste mõjutavad meid. Nüüd küsimus, kas nad on kurjad? Ja taigetelased ei nimeta neid kurjadeks, vaid segaduses olevateks, armastuseta, eksinud teadvusteks, kes ei mäleta enam oma päritolu. Ja see on hea vaade, sest see tekitab kaastunnet. Ja ma arvan, et see on parem, kaastundes olemine on parem kui vastandumine. Nende teadus ei ole täielikult suletud, aga nad kardavad avaneda, sest valgus tähendab kontrolli, kaotust. Seetõttu nad jätkavad süsteemi juhtimist, kuni nende vibratsioon ei võimalda enam uude sagedusse jääda. Ja see on see saatus ja see on see, mille poole me liigume, see on see nagu loomulik suund, me liigume kuldajastu suunas ja ühel hetkel nad lihtsalt peavad sagedusväljast välja minema, sest nad ei saa siia jääda. Nad lihtsalt ei ühti ja see on loogiline. Ja kuidas inimene saab ennast nende mõjude eest kaitsta või vabastada, on tuvasta programm ja ära samastu sellega. Häälestu südamesse, madal kontrollsagedus ei ulatu südame kaudu juhitud inimeseni. Ehk südame kaudu elamine, oma väärtuste järgi elamine. Ühendu valguse kandjatega, näiteks teiste kosmiliste rassidega, see, kes on valguse esindajad, plejaadid, artuurlased, siiruslased, lüüralased. See tugevdab su isiklikku sagedust. Kui sa teadvustad seda, et on olemas teisi kosmilisi rasse, sest me oleme ka kosmiline rass ja me teeme nendega koostööd. Ja kasuta valguse keelt ja sageduse ülekand, mis mööduvad programmi kihtidest ja aktiveerivad hinge tuuma. See on see, mida mina enda poolt pakun, valguse keele aktivatsioonid. Ja nii ongi, see sai läbi, jah. No võt, 43 minutit läks pikaks igal juhul. Ma loodan, et see oli ülevaatlik, ma loodan, et see oli avardav, ma loodan, et sa said siit midagi ja sul tekkis võib-olla mingid oma mõtteid. Ja muud ei olegi. Kui sa soovid kogeda seda programmi puhastusaktivatsiooni, mis ma tegin selle uus mina, kes ma olen kursuse raames, siis selle link on siin all ja muul juhul mõnusat programmi puhastust. Jah, näeme jälle. Tšau, tšau.